Karumaa, juhkaida, lasti vana Karumaa, juhkaida. Vältra Bensoone, juhkaida, lasti vana Karumaa, juhkaida. Vältra Bensoone, juhkaida, lasti vana Karumaa, juhkaida. 4. juunil kogunesid 100 rattasõbrad Vändrasse, et maha pidada järjekorralt juba 14. Vändra rattaralli. Võistluspäeva alustasid kõige nooremad, kes läbisid Vändra terviserajal erineva pikkusega distantse. Tulevastele tegijatele jagas stardis õpetussõnu staažikas rattatreener Eri Werner, kes maailma tippseltskonda viinud sellised mehed nagu Rein Taaremäe ja Tanel Kangerti. Kõige arvukamalt oli stardis eelkooliealisi tüdrukuid ja poisse, kes tublisti vanemate ja aplodeeriva publiku saatel oma distantsid läbisid. Finišis aga ootas kõiki lapsi kosutav karastusjook ja kingitus Hartwall Jaffalt, mille olid nad kuhjaga ära teeninud. Aga kui lapsed olid oma sõna öelnud, siis oli aeg start anda pikematele distantsidele. Vanematel rattasõpradel oli valida 2 distantsi vahel, 19,9 kilomeetri pikkuse matkasõidu ja 79,6 kilomeetri pikkuse põhisõidu vahel. Esimest korda kohtus kaamera võistlejatega siis, kui sõidetud oli 10 kilomeetrit. Kuna starti oli kogunenud mõistagi esinduslik seltskond, kus olid esindatud kõik Eesti suuremad klubid, siis algas ka sõit vägagi aktiivselt. Tehti mitmeid äramineku katseid, kuid siiski tulutult. Selle aastase Vändra rattaralli suureks võtmekohaks oli raskesti remondilõik, mis tohutult kaarte segas ja peagruppi iga ringiga kahandas. With my determination. Remember when I used to be one of those silly fellas, kinda really don't care. And I realized all my thoughts and all fears around. You wanna know what I feel, you got it right there. Turn around, all the world's a request, this is a chance to find a way. So I can't be raised, I am lame. Sucker from the point, there's nothing I can do, that's the part of the game. Make way, cause it's all about change. Võistluse käiku otsustava lükke tegi noor pärnakas Timmo Jeret, kes 50. kilomeetril ründas ja 4 kaaslasega peagrupis põgenes. Peagrupist küll üritavad mõned ratturid liidritega liituda, kuid tulutult. Nende meeste jaoks on rong läinud ja 14. Vändra rattaralli võitja mängitakse välja 5 mehe vahel. Seega kuuluvad juhtviisikusse Timmo Jeret Pärnu Kalevi spordikoolist, Martti Välk Viljandi rattaklubist, Mihkel Räim Saaremaa jalgratturite klubist Viking, Allar Karu spordiklubist CFC ja Karl-Henrik Bruun Janek Tombaku rattaklubist. Paraku tabas aga eelviimasel ringil ebaõnn Timmo Jereti, kes kummi purunemise tõttu pidi liidrite hulgas peagruppi taanduma. Juht Nelik teeb eest korralikku tööd ja hoiab peagrupiga vahet 40 sekundi ringi ning selge on see, et tänane võitja mängitakse välja just nende 4 mehe vahel. Ilmselge favoriit võidul on valitsev juuniorite Eesti meister grupisõidus Mihkel Räim, kelle finiš peaks kõige teravam olema. Ärgem unustagem, et on vaja läbida veel viimast korda kehva teekattega remondilõik.
ja liidrid on jõudnud viimast korda remondilõigule. Finišini on jäänud 2 kilomeetrit ja kummi purunemise tõttu on konkurentsist pudenenud saarlane Mihkel Räim. Kõik 3 meest jõuavad lõpusirgele koos ja tundub, et täna ei ole lõpuspurdis vastast viljandlasele Martti Välgule, kes võtab 14. Vändra rattaralli võidu Allar Karu ja Karl-Henrik Bruuni ees. 4. jõuab üle finišijoone Mihkel Räim, 5. Mikk Vaaks ja 6. Kalev Ints. Selline lõpp tänavusele Vändra rattarallile. Pärast autasustamist tseremooniat püüdsime aga kinni tänase võitja Martti Välgu, Vändra Alevi vanema Toomas Sontsi ja võistluse peakorraldaja Kristjan Kivistiku, kellega pisut tänase võistluse teemadel rääkisime. Põhisõiduvõit tuli üllatusena või oli võitu oodata? Eks ikkagi üllatusena, selles mõttes, et väga raske oli leida seda õiget äraminekut ja siis saime 4 õige mehe keest ära ja nii see lõpp siis tuli ka. Kuidas oli konkurents selles mitmekesises seltskonnas? Konkurents oli kindlasti tugev. Kõik tugevad Eesti klubid olid esindatud. Kuidas hindad võistluse korralduse poolt? Võistluste korraldus oli kindlasti väga kõrgel tasemel ja auhinnad olid väga hinnalised ja tõesti super. Kui nüüd järgmine aasta rattaralli toimub uuesti Vändras, kas on plaan ka tulla? Kindlasti, jah. Oma tiitlit kaitsma? Jah, kindlasti. Mida tähendab üsnagi väikese koha nagu Vändra jaoks selline suur rattaralli? Eks see tähendab esiteks päris suurt vastutust, et seda asja läbi viia, kui sel aastal nagu tõsisemas kalendris ka see üritus sees, siis ma loodan, et need korraldajad eesotsas siin Kristjaniga ja Viko poistega said kenasti hakkama ja võib-olla natuke see kruusalõik seal häiris ja oli palju katkestajaid, aga järgmine aasta, kui 15. on, siis on juba see lõik ka korras ja ma arvan, et neid, kes võib-olla tänases natuke kahtlesid, on ikkagi järgmine aasta tagasi tulnud ja järgmine aasta ka veel rohkem, et see 300 umbes täna oli, need võib-olla järgmine aasta siis veel rohkem. Eks ta ole vastutus ja muidugi hea ka, et Vändra on ikkagi vähemalt Eesti kaardil kas või selle ratta poolest. Kas tulevikus võiks olla selline olukord, et absoluutselt iga tegija Eesti jalgrattamaastikul ja võib-olla ka väljaspool Eestit teab, mis on Vändra rattaralli ja teab, et see on kõva sõna? Ma arvan küll, et kui siin on Tanel ja Rein teevad mehetegusid juba profiklubides ja siin järgmised on ka peale tulemas ja Viko nii-öelda treenijate armee järjest kasvab, siis ma arvan, et esiteks nemad viivad juba selle Vändra nime sinna laia maailma ja need poisid tüdrukud, kes ka siin trenni teevad, et ma arvan, et kui on eeskujud olemas, siis on väga hea ja noori tuleb peale ja võib-olla tõesti, et Vändrat tuntakse natuke kaugemal juba rattalinnana. Kuidas sujus tänase rattaralli korraldus? Kas oli ka tagasilööke? Väga hästi sujus, et otseselt tagasilööke ei olnud, turvaplaan õnnestus. Natuke meil tehnikat lõhutisin, aga muidu kõik korraldused mõttes läks kõik väga hästi. Kui vaadates osalejate arvu, siis iga aastaga on need üritus ka massiliselt kasvanud, et kas mingisugust piiri nagu ei hakka paistma, et aitab küll, et enam suuremaks minna ei saa? Eks see piir kuskil maal ikka on, aga maanteesõit on jäänud järjest populaarsemaks, eks see piir iga aastaga kasvab ja me üritame sellele alati lähemale minna. Selleks korraks ongi Vändra rattaralli läbi. Korraldajad tänavad kõiki abilisi, sponsoreid ja toetajaid ning loodetavasti kohtume juba järgmisel aastal.